Delfi Rally Estonia ja Tartu linna vaheline heategevuslik jalgpallimatš tõi Tartusse Holmi jalgpalliväljakule armastatud lauljad, näitlejad, sportlased ja teised tuntud avaliku elu tegelased. Kelle võistkonna ees siis sina täna väljakule lähed? No mina olen Tartu Istiks ja ma olen väga rallikauge inimene. Ma mängin rohkem peaga, ma olen siuke peamängija. Kui palju sa tegelikult üldse jalgpalli mängid? Vist 2 korda see jooksul nagu korvpallitrennis mängisime, aga see ei olnud väga ilus. Kui suured väravakutid siis Vanemuise teatri näitlejad on? Väga suured, me ainult palli taamegi. Lavale ei jõuagi. Jah, ainult tegeleme palli mängimisega. Suurepärase jalgpalli vaatamine ja hea luuletuse kirjutamine minus sarnaseid emotsioone tekitavad. Nad mõlemad on nõnda ettevarvamatut, et ette iialgi ei tea, mil tuleb hetk, milles sa eufooriasse satud. Ja mäng on hoo sisse saanud, aga mis kõige toredam, sellele heategevuslikule jalgpallimatšile on tulnud kaasa elama tõesti väga-väga palju rahvast. Nagu te näete, siis minu selja taga on tribüün pealtvaatajaid täis. Üllatavalt hästi mängivad isegi staarid jalgpalli. Ma arvasin, et tuleb selline amatöörlikum mäng. Ja tegelikult on mäng parem isegi kui mõni MM-mäng, nii et väga hea. Paasa üllatab, et võib-olla võiks vahepeal jalgpalliga mängida, saaks 2 meistritiitlit. Väga meeldib, mega äge. Selline rahvas, me käime siin sageli Velko mänge vaatamas, aga sellist massi pole kunagi näinud, mega äge. Aga see tegemist on heategevusliku mänguga ja tegelikult see raha läheb vähihaigete laste perede toetuseks, et kuidas see eesmärk teid kõnetab? See läheb eriti hinge, et sellepärast tulime terve perega, sest neid on kindlasti vaja aidata, et see on väga armas ja üllas eesmärk. No mitu last aastas Eestis saab vähidiagnoosi? Umbes 50 last ja noorukit. Suur enamus saab terveks praegusel ajal tänu uutele ravimitele ja võimalustele ja tänu meie liidule, et me aitame minna ravile ka välismaale, kui raviarst peab seda vajalikuks. No tegelikult annab selles heategevuslikus mängus oma panusega TV3 ja just nimelt TV3 uudised ja esimese värava lõigi minu kolleeg Revo. No nii, kuidas see sul õnnestus? No, ma olen eluaega ründes mänginud, nii et tuli ära seekord, et eks aga tegelikult tehti kaitses ka kõvasti tööd ja keskväljal, nii et ei ole ainult ühe mehe töö, aga ma lõin jah, nii nagu MM-ilgi jalge vahelt, et olen õppinud midagi MM-i vaadates. Jälgime joonist. Joonis on vanem kui meie. Selge, ja milline on siis taktika järgmiseks poolajaks? Paneme 3 nurki äärte peal ja päevakoer hakkab vasakult üles alla panema. Kuidas on meestega siin niimoodi võidu panna? Ma nii julge ei ole kui nemad, et vahepeal ikka siuke plikalik käitumine lööb natuke välja. No sa oled muidu laskesuusataja, et kuidas jalgpalliväljakul sa ennast tunned? Üldse mitte kindlalt, et lasketiir sobib mulle palju paremini. Et ma olen ikkagi Nõukogude Liidu ajal nagu jalkat mänginud, aga lapsepõlves. Aga siis tuli muusika ja korvpall. Aitäh sulle! No nii, Ragnar, sa oled läbi aegade Eesti üks parimaid jalgpallureid. Et kui sa vaatad siin nagu nüüd pilguga ringi, et kuidas tundub, et on siin mõnel mehel nagu ka potentsiaali selliseks suuremaks mänguks? Väga palju kaotatud potentsiaali jalgpallis, et sellest mul on hea meel, et kui siin osad oleksid jalkateekonnaga alustanud, siis ma ei oleks Eesti üks parimaid olnud. Heategevuslik sõpruskohtumine jäi viiki 2-2. Mängijate omal soovil korraldati aga penaldite voor, mis oli äärmiselt närvesööv. Ja otsustava tabamuse lõi seto juurde ka tartlane muusik Jalmar Vabarna. Sama kaif kui olla laval, et kui esiteks see pinge enne just kui sinna penalti taha minekut ja siis see löök. Ega ma väga ei mõelnud, ma teadsin, et ma panen korraliku piruka sinna jalaga ja küll tuleb. No kui Tartu täna õhtu võitis selle jalgpallimatši, siis tegelikult kõige suuremat rõõmu teeb see, et ma saan raha heategevuseks kogunes rohkem kui algselt arvati ja piletid ostati ikkagi tõesti väga-väga palju. Ja oluliselt rohkem, et kui me siin arvasime, et äkki 200 inimest, võib-olla 300, aga väidetavalt oli toetajaid üle 1000, et ta nägid ise, mis siin nagu toimus ja mäng oli ka põnev, et normaalaeg lõppes viigiliselt ja penaltid on alati õnne küsimus, aga see ei olnud kõige tähtsam oli see, et tuldi kohale, toetati ja eesmärk sai kuhja ka täidetud. Aitäh kõigile!